Igor Kübarsepp, Margus Leedo. Lisaks Tarva ja Flora tuublimängule 2 kohtumist. Samaaegselt mängule siin Rakveres algab ka Kiviõlis. Sander Susi, väga magus 2-0 võit Flora tuubli üle, mida paremat tahta? Ega ei olegi midagi paremat tahta. 3 punni tabelis jälle, nüüd vist läksime Kalevist mööda, nagu ma aru sain. Et mäng oli hea, õnneks Floral on esindusel homme mäng, et tulid vähe võib-olla nõrgemaga peale. Aga meie poisid andsid kõik, mõnel olid juba seal 70. krambid, aga tulime välja ilusti. Esimene poolega õnnestusid, päris mitu varianti oli. No värava suul oli täna ka tööd siiski üsna omajagu, oli selliseid pinevaid momente? No esimesel poolel oli üks kohe alguses, kuskil 4.–5. minutil. Teisel poolel oli üks kauglöök ja Münter seal tahtis ka huvitavaks teha, pani jala vahel korra värava ees, aga saime kätte õnneks. Muidu oli Flora värava vahel kindlasti rohkem tööd kui mul. No heitlus selle Premium-liiga otsepääsme või miks mitte ka näiteks üleminekumängude koha peale on ääretult pinev, et see tabeli kohad 4. allapoole raske ennustada. Nojah, nüüd need 3 järgmist mängu näitavad ära, et mis puus me tehtud oleme, et nüüd tuleb vist Infoneti duubel 2 korda järjest ja siis tuleb uuesti Flora. Et see on ju tabeli kõige ülemine ladvik. Et kui nendest mängudest suudame punkte võtta samamoodi nagu täna võtsime Floralt, siis nagu võime suht kindlalt minna selg-sirgelt veel hooaja lõpupoole. Küsiks ühe küsimuse, mis puudutab Evald Tipneri karikasarja. Loos oli meile armuline. Jälle taas madalama liiga meeskond vastas Tallinna FC Forza.
ja taas kodumurul. No muru on super, et siin saab lükata ükskõik kelle vastu. No. Et Forsa seda duubli kodumängu ma käisin vaatamas. Seal nad olid päris head, paar päris kiiret ründajat on neil. Aga no ma arvan, et kuigi meil on päris tihe graafik, et võiks ikkagi järgmisse ringi edasi saada. Ja siis järgmises ringis võiks äkki juba mõne tugevam vastase saada. Täpselt nii, ja me lootma parimat, aitäh! Palun! Paul Kask ei ole ilmselt lihtne tulla Rakveresse, kes on selline võiduneljane, eriti veel selliste suurklubide duublite vastu. No, selles mõttes, et ei ole tegelikult ju, kui me võtame selle aasta esiliigat, siis ei ole tegelikult ühegi võistkonna vastu mitte kunagi, mitte kellelgi, mitte ühtegi garanteeritud punkti juba enne mängu tabelisse kirjutada ja ega Rakvere ei ole selles mõttes erand ja enne mängu sai ka oma mängijatele toonitatud, et selles mõttes me ju kõik teame, mis Rakverel võrreldes näiteks meiega, kui me räägime esiliiga tabelikohast, mis Rakverel nagu mängus on, et noh, selles mõttes, et kui ikkagi mängijad teavad, et premium-liiga on võimalik, siis ma usun, et see on nagu väga suur motivaator, et ainuüksi see juba peaks nagu Rakvere poistele paljugi tähendama. No me nägime tegelikult täna 90 minutit sellist head võitluslikku jalgpalli, teie muljet mängust? No mina ikkagi nägin seda mängu kui kaks täiesti omanäolise poolajaga mängu, et kui esimene poolaeg me mitte kuidagi ei leidnud oma mängu, et ei töötanud meil üks ega teine asi ja kuidagi oli selline noh, hästi selline duellide rohke ja võitluslik, nagu sa ütlesid ka, et siis tegelikult me enne mängu arvestasime sellega ja teadsime, et mis on meil vaja selleks teha, et see mäng nõndaks ei kujune. Aga esimene poolaeg võib öelda, et jah, et me ei saanud oma ülesannetega selle suunaliselt kõige paremini hakkama. Teiseks poolaegs me tegime korrektuurid, mis puudu jäi, oli lihtsalt värav ja kuna esimesel poolajal me saime teiseks poolajaks nii-öelda -2 stardiplatvormi, siis paraku lõppresultaat meie jaoks jah, ei olnud selline, mis lubaks nagu rõõmu tunda, jah. Kui oluline on Flora duubli jaoks esiliiga medaliheitluses koht seal tipus? Levadia duubel, Infoneti duubel? No selge on see jah, et kuna me kolmekesi nagu duublitena ka tihtipeale saame täiendusi oma esindusvõistkondadest, siis meie mängud, ütleme, on tihtipeale natukene võib-olla sellistest iseseisvatest klubidest nagu natukene võib-olla sellised tugevama koosseisulised. Aga kui me räägime ikkagi spordimehest, siis nagu jalgpallur on, et siis tegelikult ju iga spordimees tahab sporti teha võidu pärast, võidu nimel. Et ma arvan, et siin ei ole nagu üldsegi küsimuski, et muidugi me soovime olla seal tabeli tipus ja noh, paraku on niimoodi läinud tõesti, et need kolm duublit, kelle sa välja tõid, on natukene võib-olla niisuguse vahega ette rebinud ja noh, nagu ma seletasin ka, et sellel on ka omad põhjused, siis ma arvan, et meie jaoks noh, kas võigi siin võõrsil Rakverega mäng ei ole teistsugune kui mõne muu vastasega, ükskõik kas ta on siis duubel või iseseisev, et noh, raske mäng tuleb igal juhul. Teeme natukene ennustusmängu ka, et tänavatud on, aga äkki ütlete järjekorra iseseisvate klubide arvestuses, kes on esimene, teine, kolmas hooaja põhiturniiri lõppedes? Jah, ma ootasin seda küsimust tegelikult, aga no, seda on tõesti nii raske teha. Meil on nüüd jäänud, eks ju, kas 9 või 10 vooru on jäänud. Ehk siis punkte on veel tegelikult ju väga-väga palju olemas ja no, ma millegi pärast ikkagi arvan, et võib-olla sealt hetkel nagu Rakvere selja tagant, madalamalt ma pean silmas siis Kiviõli
ja Santos, et ma pigem nagu neid ei loeks nii suureks pretendendiks kui siis ülevalpool siis Tallinna Kalevit, Rakveret ja muidugi ka Kuressaarel on alati nagu sellised omad võimalused, ükskõik mis liigas ta mängib parasjagu. Aga ma tean ka seda, et Kuressaarel on nüüd ees siin vist väga rasked sellised mängud tulemas ja see seeria ei ole neile kindlasti punktide jaoks nagu midagi lihtsat, et selles mõttes ma tean, et neil on nagu, seal on nagu natukene raske. Ja Vändrat ma ka pigem arvan, et nad teevad küll väga head ja ägedat asja, aga ma kardan, et nagu premium-liiga jaoks ikkagi jääb nagu natukene nagu puudu. Ja ma ei tea, kas siis jäi veel keegi või sai juba kõik nimetatud. Jah, nii et ma pigem ikkagi arvan, et järgmisel hooajal esiliigast otse tulnuna me premiumis näeme kas Rakvere Tarvast või Tallinna Kalevit. Saame näha, millised on Paul Kase ennustajavõimed ja soovime Flora vastule hooaja lõppfaasis edu. Jah, aitäh ja samamoodi ka Rakverele, et alati südikat mängu näidanud, eriti kodupubliku ees, et ma arvan, et siin on nii paljudelgi võistkondadel sellist võitlusvaimu õppida. ning tõuseb tänu võidule turniiritabelis 38 punktiga 4. reale. Täna pealtvaatajaid järgmise kohtumise pealt arvas siinsamas Stomadeni Kuno Reilel 4. septembril 18.30 võidustab arvas Tallinna FC Interneti tuul.